isokapp ja eelmises videos vist ütles, et miks selle kabjaga tehakse justkui 2 põhjust. Esimene põhjus on see, et kui siin neid vagusi tehti, siis oli see, et seal ees 2 rida kobestasid selle mulla lahti ja taga oli üks nii-öelda set, neid koblakaid, mis tegid nagu selle vao. Aga see tähendab seda, et kui seal ees kobestab ka veel, see tähendab seda, et see kabi võib käia sul paremale vasakule. No ma ei tea, kas sina kaamera pildis näed. Mina näen, et siin on nagu, see kabi on käinud siin 10 senti umbes. Paremale vasakule. Ja minä lähen paremale vasakule. Aga nüüd, kui ma selle kabjaga üle käin, siis läheb kõik nii-öelda nagu sirgeks. See on üks põhjus, et read oleksid sirged. Teine põhjus on see, et need külvajad, kui me külvame seemneid, siis seal on ka 12-meetrised kabjad. Ehk siis ongi see, et kui näiteks siin see kabi liigub mul vasemale paremale natukene, ei ole hullu, sellepärast, et kui nüüd see seemne mahapanek on järgmine hooaeg, siis ta on ka 12-meetrine, ehk siis tal on nii-öelda nagu sama. Neid vagusid tehakse 6-meetrisega, aga seemneid pannakse 12-meetrisega. Ehk siis on 2 põhjust, miks seda praegu tehakse siin. Üle aeglaselt sõidan muidugi. See ongi see, et need vaod jääksid ikka sirgeks. Suure kabjaga on ikka mõnus. Aga kui me... Selle kabjaga on ikka mõnus. Lai. Siin on ka see, et siin peab neid vagusi jälle lugema ka. Aga ma ei mäleta, palju ma lugema pidin, 5 või 6. Kohe saab teada. Miks on vaja selestada, rääkige mulle? Jaa, alright. Kõrd ma ei mäleta, oli 6 või 5 oli. Ja ma ei mäleta, kas ma lugesin vao pealt või alt. 6 vist oli 6. sisse või? Kurras, see 12-meetrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proovime sealt. Oli õige. Ei, kurat, ei olnud 5. sisse siis, raisk. Ega ma ei mäleta ju, kurat. No nüüd on õigus. 5. sisse siis. Jäta meelde, kurat. 5. peab sisse minema. No hea küll. Selle Sottoniga tegelikult on see, et kui Sotton kasvaks naturaalselt, kui talle ei pantaks mingit mürkisi ja asju, siis tegelikult Sotton kasvab. No see on see, mis mulle räägiti. Mingi 160, 170, 180 sentimeetri pikkuseks. Aga mida siin tehakse on see, et kui ta saavutab oma selle kõrguse, siis priitsitakse mingit mürki talle peale, et enam kõrgusse ei kasvaks, et ta kasvaks justkui nagu laiali. See asi, mida tahetakse saada, on see, et Sotton on siin, aga kui tal kasvab pikkusesse, siis ta lihtsalt paneb enda energia nagu kasvamisse, mitte seda energiat sinna, et Sottonit palju tuleks. Et mida siin tahetakse on see, et niisugust mõõduka kõrgusega, aga hästi tihedat. Tihke on hea, kui on. Kui see põsas on väike ja tihke ja kompaktne,
siis tuleb rohkem Sottonit. See põõsas siin, see pool seda mürki. Vahepeal on kõrgem. See võib-olla pole seda mürki nii palju saanud. Tema kasvab kõrgemaks, pikemaks. Aga siin on näha, et terve see esimene rida justkui on natuke pikem. Sest siin on see, et see lennuk pritsib seda mürki, mis võtab selle kasvu kinni. Aga siin lõpus ta paneb selle oma kraani kinni ja võib-olla see viimane rida nii palju seda mürki ei saa. Aga siin on näha, et terve see esimene rida on natuke pikem. Meil on siis siuke asi, et kuna see tuleb varsti siin tõenäoliselt suur vihm, ja see põld on see, mis läheb laserit alla, nagu sa näed, vaata ühe korra ma tegin siin selle valli siia. No siin väga palju ruumi ei ole enam, eks ole, ja meil tuleb, meil saab kohe üks põld valmis ja meil tuleb sealt jõest tuleb ka vett ja meil on see kanal on väga täis. No see kanal on siis see kanal, kuhu tuleb see vesi, mis nii-öelda põldudelt tuleb. Ja see on praegu väga kõrge. Miks ma tean, et see väga kõrge on? Sellepärast meil on siin üks sild. Ala, pane ette sulle. Siin all on sild. Siin peaks auk olema, aga auku pole näha. Siin praegu seda veetransferit ei tehtagi sellepärast, et need teisi kanaleid hoitakse natuke tühjemana, valmistutakse selleks, et kui tuleb vihma, siis et kõik kanalid täis ei oleks. Aga noh, meil ongi tuleb see, need pumbad jaksavad, ma ei tea nüüd mitu, vaata võib-olla 200 miljon liitrit päevas midagi sellist, võib-olla natuke rohkem, umbes 200, aga meil tuleb jõest tuleb 150-160 miljon liitrit ja põllul tuleb ka nüüd, ma arvan, et üks põld saab kohe valmis, ehk siis see vesi jõuab sinna põllu lõppu, ehk siis ta tuleb ka siia kanalisse. Ehk siis ma arvan, et siia kanalisse tuleb äkki 300 miljon liitrit päevas sellise tempoga. Aga pumbad jaksavad umbes 200 äkki. Ehk siis see kasvab. Jama, kohe lendab midagi õhku. See vesi, mis siit tuleb, see on jõevesi. See on kõik jõevesi. No lõpuks ta jõuab siia siis. Ja see ala siin, selle nimi on Surge, ehk siis see ongi siuke see varukoht, kust, kui on ongelma, et saab vett hoida, ma panen selle kraani kinni ja see läheb täis. Ja see on põhimõtteliselt nagu, no ta ei ole nagu see tiik, aga ta on see varutiik siis nii, et ütleme, et kui ongi see suur ongelma. Nii, see kraan on nüüd kinni, ehk siis nüüd ta hakkab siit üle ajama. No tegelikult see on see, et seda ei taheta tegelikult, et see vett täis oleks, aga see on siuke täitsa nagu siuke varukoht on see, siis kui siin see eelmine aasta väga suur uputus oli, no siis see oli põhimõtteliselt vett täis kõik siin. Või no, et pump tõmbab selle kraani nüüd tühjemaks, siis siin see vesi ootab natuke aega ja siis kui see tühjem on, siis saab jälle kontrolli alla, sest alati on natuke kontrolli alt väljas. Meil tulid siia ühed prantslased ka veel. Nüüd ei olegi ainult eestlased siin. Ja siis hommikul on full cotton. Aga mul on üks põld. Ma rahulikult vaatan seda põldu. Smokoni on full cotton. Mina mingit cottonit pullima ei lähe. Mina rahulikult sõidan siin autoga. Nagu näha, siin on põllu lõpus on väga palju vett. Ja see ongi see vesi nii-öelda, mis on sellest põllust juba läbi tulnud. See vesi läheb sinna kraavi. Jõest tuleb vesi, liiga palju vett. Muidu meil on tavaliselt see, et
meil on seal üks kraan on lahti, mis saadab selle veega nii-öelda teisele poole farmi. Aga see on praegu kinni, see kraan, sellepärast ongi. Tõenäoliselt tuleb nagu palju vett ülevalt, taibast tuleb ka veel vett. Siis teoorias teised on tulnud kõik läbi 8,5–7,5 tunniga. Aga see ongi see, et kui ma panen seal kraanid kinni, siis ta imeb kõigepealt selle vee ära, mis seal selle põllu ees selles kraanis või selles kraabis on. Selle imeb ära, sellele peale läheb umbes 1–2 ja see vesi, kui sealt põllu otsast hakkab rändama siia, kui on juba vesi olemas, siis ta tuleb 2 tundi veel, ehk siis põhimõtteliselt 4 tundi. Ma võin kraanid kinni panna küll, ma arvan. 4 tundi tuleb veel siin vett peale. Nii, nüüd on, need kraanid on need, mis panevad siia põllu ette seda vett on ja need kraanid on nüüd kõik kinni. Siin peabki arvestama nüüd niimoodi, kuna seal on liiga palju vett, et kui kaua ma seda surge'i, seda kraani, kui kaua ma seda kinni hoian. Loodame, et sild üle ei ujuta, muidu naaber ei saa sinna poodi minna. Tema tahab ka ju vorsti ja juustu sinna leiva peal saada. Ega ta sellest kottonist ära ei ela, no teda süüa. Tegelikult, kui sa kottonit sööd, siis see tekitab selle täiskogu tunde need, ma ei tea, kas tänapäeval, aga võib-olla tänapäeval ka näljutavad need modellid ennast. Söövad sottonit, siis aju saab aru, et kõht on täis. Tegelikult on patti kõht täis. Vaatame ühes videos näitasin sulle, et seal kõrvafarmis seal niisutati nii-öelda nende ilmselt ringi vaata, pivot on selle nimi siin. Meil siin farmis on siuksed asjad, siuke asi. No see on põhimõtteliselt sama asi, aga see käib edasi-tagasi. Seal on see, kus ta võtab vett ja siis, no see on ikka pikk. See on ikka väga pikk asi on see. No siin on sama asi, aga seda ei kasutata. 2 aasta jooksul või 1,5 aastat kaua ma siin olnud olen. Pole seda kordagi kasutatud. Muidu minu maamehe mõistus mõtleks, et see seal, see veaks on ja pumbab vett ja veab ja siis need rattad tulevad lihtsalt nagu järgi vaata. Aga tegelikult siin on see, et igal rattal on nii-öelda mootor sees ja seal nagu andur, et ta hoiab iseennast sirgelt. Nutine masin on, hoiab ise sirgelt, kui ta nii-öelda niisutab, aga nagu ma arvan, et see on ka jälle mingi miljones dollares on ja seda ei kasutata, sest siin selle põllu peal oli kikerhernes. Ja praegu ei ole siin enam midagi. Seda ma olen siin tähele pannud ka, et tehakse mingi asi siin ja tegelikult justkui nagu ei kasutata seda. Arvan, eks see pigem on see nii-öelda suure farmi värk, vaata. Kõike nagu 100% läbi mõelda. Kui sul on näiteks väike perefarm on ja siis sa mõtled iga sendi tegelikult nagu väga korralikult läbi, et kui sa nagu tahad kasumit saada justkui. Et mõtled kõik läbi, et see oleks ikkagi mõistlik ost, mida sa teeks. Aga ma pole kordagi näinud siin, et seda keegi kasutaks. Juba see vesi läheb siia. No seda vett tõenäoliselt pärast väga kätte ei saa, on ja. Vaata. Selle koha peal seal see valge väike junn, mis on. See on tegelikult see sama asi nagu see. Ja see level peaks olema selle helkuri all, siis on nagu väga seip. Ehk siis tegelikult, kui ma praegu seda näen, 40 senti võiks, kuule vist saab selle lahti teha uuesti või. Sest jah, see helkuri nii-öelda alumine äär tähendabki seda, vaata, et see põld, vaata, kus üle ajab, on jah. Et see on see alumine äär, näitab seda, et siis on nii-öelda, siis ei aja sealt üle, kui on nagu see vesiloodis. Et see on meie nii-öelda see inglise keeles guideline, eesti keeles piir on, mis piir? Piir pole käinudki. Ole
näed, piirbasi käinudki. Näe, nüüd ongi tund aega on möödas, kus ma need kraanid kõik kinni panin ja nüüd on see vesi nad põhimõtteliselt otsas. Ehk siis tund aega ta veel jookseb, noh, need torud veel jooksevad. Ta veel saab siit vett, aga noh, see surve ei ole see, mida me tahame. Aga tund aega läheb see kraav umbes tühjaks. Ja nüüd siit äärest kuni põllu lõpuni jookseb veel mingi tund-kaks umbes niimoodi. Nüüd on juba piisavalt langenud. Näete, natuke läks siia põlla peale, eks ole, no, see on nii vähe tegelikult. 10 senti ruumi. Kraani jälle lahti teha. Pole kõik on kontrolli all, ei tasu muretseda. Muretsemiseks pole põhjust. Kõik on kontrolli all. Natuke on sinna põlla peale läinud siin sörgi. Ma teen kraani uuesti lahti. Malts tuleb sealt minu poole. Kurat, see värav käib nii raskelt, ma rohkem ei jaksa. Aga korras. Seega nüüd tuleb sealt vesi siia seega. Ja korras seal enam ei pildi appi ja see on ikka hull värav. Sellel on see, et see värav on mõeldud tegelikult niimoodi, et vesi tuleks sealt poolt sinna poole, et ta pärast surub kuidagi, et seda on nii raske keerata. See vesi nii-öelda surub siit poolt teda, aga see värav on mõeldud niimoodi, et vesi läheks sinna poole. Aga jah, vesi voolab. Sa olen väsinud. Smoko! Saab süüa midagi. Spreitane. See on äge kõik. Tervise pealt tuleb ka ja ma teen selle kanali ära, siin peab nii palju jälgima. Ei, see on äge. See traktori tee on väga äge. Siin peab nii palju asju jälgima. Mul peab olema pool meeter maast. Umbes täpselt. Teed peab jälgima. Nagu sa praegu aru saad, siis ma väga midagi ei räägi suga praegu. Nii pingeline on. Ma jõuan selle lõppu, siis ma näitan kõike, mida see teeb. Mul nahk on märk küll. Siin ega see tee kõige laiem ei ole ka siin. Selle maltsa tapan ära praegult. Okei, siin ei ole enam. See kanal on tehtud. Igatahes, siin on väga palju nuppe. Need siin näitab seda. See on see, et see sektsioon spreitab. See on kuni selle, pool sellest ja see on siis see tagumine osa. Siin ma saan tõsta neid. Vaata, see tõmbab seda tervet kappi üles alla. See paneb seda, okei, mul siin pole seda vaja, ma panen siit ainult sellega, tõmban selle üles endal. Niimoodi, ja siis see liigutab mul seda edasi-tagasi. Siis ma pean veel jälgima, et see oleks umbes meetri kõrgusel maast. Kui siin see kraavi teine äär on, siis ma tegin sellest nii-öelda meeter, et tal oleks see liikumisruum justkui on. Ma panin selle 40 peale. Oota, ei. Umbes. See näitab mul survet, mis pritsutisse läheb. 40 DSI-ga pritsutan. Aga ma pritsutan siit, hakkan pihta. See tuleb. Ja ideaalis ma peaks sõitma 12 kilomeetrit tunnis.
siin ei ole mingit viidi praegu, võtame maha siis. Ei, nahk on märk küll, ei põnev märk on see. Nii, vaada. Malts tuleb, vaata. Ma olen valmis. Ma panen sprei käima kohe. Lappan siin käima. Käib. Sure malts. Malts hakkab surema nüüd. Nii, rohkem, siin on ka mingit tutt veel. Rohkem maltsa ei ole. Paneme kinni. Ei, väga äge. See on väga äge töö. Siin peab nii palju vahtima ja see mulle meeldib, et muidu sa käid traktoriga, sõidad siin edasi-tagasi, no mis asi ja see mulle meeldib. Ma siin pean, siis kui traktoris on aega telefoni näppida, siis on mõttetu traktori tee. Siin mul küll aega näppida midagi ei ole, mul on kõik käed, jalad tööd täis. No ma ei tea, kas suurespides siin peab tegema, aga no ma harjutan natukene. 12-ga, no kui hea tee on, siis on savi, siis on normaalne ja see poom täiesti väljas ei ole. Aga ta pani siia paaki, no mingi 5 erinevat möksi vist või, kui mitte isegi rohkem. Või mingi 5 möksi, ehk siis tõenäoliselt on mingi asi on tapab lehed ära, mingi asi tapab juure ära, mingi asi tapab, noh, igatahes möks. See on tehtud. Ta ütles siit ka, aga siis ma peaks... No see on jama, et ainult ühel pool on see, vaata. Ma teen siis selle ääre sealt või. Sest siin on meil see kraan, see... Ei, ma lähen sinna taha poole kuskile. Tõstame ülesse. Maas, korras. Kurat, see ei saa sõidu vaja isegi vett juua. Jopp, või Ei, see on väga äge töö. Siin saab midagi teha. Palju paagis on veel? On küll. No nii, järgmine kanal. Supervisor ütles mulle, et kui sa Sottoni lähedal oled, siis pane see pressure 30 peale ja noh, siis ta nagu annab vähem seda mürki, eks ole, ja ütlesite, et kui perse keerad, siis on 3 päeva pärast on näha, kui Sotton surema hakkab. Ta ütles ka, et ta pani meelega selle hüdraulikuni aeglaseks, et kui minusugused jürkad tulevad, et siis midagi perse keerata. Ulatab mul selle lõpuni, sest ma saan tegelikult natukene pikemaks veel selle teha. Oi, bled! Aga siin ma saan ju teha täitsa niimoodi, et panna see niimoodi ja see niimoodi. Kõva värke! Kanalipreitaja! Kurat, kes need märgid siia pani? No, siin on error. Võtame kinni. Kurat, ikka lähen pihta. Noh, ja nüüd setting tagasi. Mis sa raadio peale lähed? Mul trumm baas käib. Oh, see on väga hea. Mürki tuleb. Malts sureb. Mürki tuleb, malts sureb.
Aga jaa. Miks sa raadio peale lähed? Mingi liiklusmärk oli kuskil. Siin ei ole isegi aega süüa. Mis kell on? Alaska on aega söömiseks. Nii, paneme su niimoodi. Sa oled kuidas? Sa oled väga hästi. No, tuleb spreitari. Oh, kurat, jälle mingi märk siin. Tõstame seda ka. Malts raisk. Sott on ka. Ma olen teisele poole, kuuled. Tulen tagasi su juurde. 3 päeva pärast oled surnud. Sina ka. Ja kogu aeg peab tegema midagi, see on, muidu see lihtsalt põlla peal see traktori tee on siuke, et kurat, kus on siin Maltsa? Surma saate kõik. Ma tulen kohe, panen oma kabe, panen laiali. Mul oli mul siuke tunne, et ma ei ulata seda, ma teen pikemaks. Palju on veel? Pool paaki. Siis see tuleb praegu siia. Ma teen pikemaks veits. Nii, see ja siis see kraan lahti. Siis tuleb siia ka. Põmm. Niimoodi väga hea, teen selleni ja siis ega kuradi kabi tutikas värk on. Äge. Urr, kus ma siit pritsin. No täitsa. Närvi ajad mind juba. Ole vait. Ai. No nii kaua, kuni mul muda pritsima ei hakka, nii kaua ma sõidan, ei kurat. Kuradi raadio ka, ole vait. Kaua seda vihma tuleb siit? See on mingi väike samakas, aga tuleb isopilv vist. Rattad on muda täis. Oh, klaasi saab puhtaks. Libe on. Üle 2 minutiga. Põrand on nii märgelt. Siin ei imbu maa sisse. Selles suhtes on see, et ilgelt hea töö oli, nüüd peab ära lõpetama. Aga see on hea, et superviisor, kui ta mind õpetas, siis ta ütles ka, et väga paljud selle peale ei tule ka. Ehk siis see on hea. See töö mulle meeldib. Ja ma arvan, et nii kaua kui mina siin olen, siis teen mina seda tööd. Või siis supervisor. See mulle meeldib. Või selle trackpaketiga, kui ma neid teid korda teen. See on ka mõnus töö. See on tegelikult veel mõnusam töö. No muidugi...
Hello. She's going to come and get you, I believe. Okay. She mustn't have my phone number. So you're on the Taldrone of 44 and 45? Yeah. Between in that middle road there. Näeb. Ei näeme. No valge seal, vaata. Tegin paagi siia tühjaks, kuna tuul on nii tugev. Sõita sain põkkaga päris kiiresti, kuivas ära. Tund aega ootasin. Ühe koha peal sõitsin siia. Paagi tegin tühjaks. See puu nüüd tõenäoliselt sureb ära. No ta sai siia ikka päris mitu liitrit. Ma olen nüüd teen selle puhtaks. Sest seal on see, vaata, et kui see möks nüüd tuleb, on ju, sinna Pritlutisse, siis nende otste peale, noh see volla on täis seda möksi tegelikult. Nüüd ma teen selle puhta veega justkui nagu puhtaks. Muidu poleks seda tühjaks tehtud. Aga kuna meil tuleb nüüd vihma, homme ka tõenäoliselt päris palju vihma, siis see möks on nii hea möks, et ta teeb selle kollase paagi teeb hästi hapraks ja siis teeb katki selle, tehakse paak tühjaks, et see möks sinna nii-öelda sisse ei jääks. Sest muidu siin on see, et siin on tehtud ka see ühendus, et kui tuultega midagi ei tule, et sa tead, et sa terve päev teed, siis on niimoodi, et sinna ette paaki pannakse ka seda sama möksi, ehk siis üks volla tuleb siit, see volla, kus see kollane on, läheb ka siia sisse, et siis on põhimõtteliselt 2 paaki sul, kui see spreitada, aga praeguseks on kõik. Joonas on helistanud, Kalbek. Hallo! Hello? See käe! What are you up to now? Checking the intake. Checking levels, eh? Bloody, I'm heading toward your way now. Yeah. Going to Renzo. We're checking the prime pumps on the Renzo. What's that? The little motor. Yeah. The Honda motor. Yeah. No fuel. Oh, yeah. That's what I was saying. Ega me ikka veel siin mõtleme ise omale jooksvat asja. Mul sai spreitöö sai läbi ja tuul tõuseb. Jaa. Ma lähen viin selle põka. Mis asja? Keegi pole öelnud ka meile, et 3 nahvoi, nii et me nüüd võtsime lihtsalt bensukanistri ja vaatame kuradi Primi pump. Kuhugi saab kalada. Ega keegi seda ülesannet andnud ei ole meil. No aga kütust paak peab ikka täis olema, muidu ei saa ju mootor ei jookse muidu. Yeah, that's what I was saying. See täitsa reits, see on ikka täitsa šrõkki. Neid valmimata õisi veel vaata. Need viljad, jah. Käisime, loopisime raitu nendega. Tegime drive-by'd. Väga hea. Joonas teeb seda supervisorit ikka väga-väga hästi. Üks öövahetus, Joonas tegi Raidule pränki. Ütles samamoodi seal Two-Ways, ega see Two-Ways nagu väga hästi aru ei saa, kes see räägib sinuga, aga no supervisorist saad natuke aru, sest tal on nagu oma keele tämber, eks ole. Ja siis Rait arvaski, et oligi supervisor, tegelikult oli Joonas see, kes küsis ta käest asju. Mis sa tahad? Ma tahan luftballoon siia. Neid kemikaale siin. Kõik läksid sisse. See on tavaline puhas vesi. Ole vait, et sa ei ulata.
siit tuleb sisse, selle lahti. Sisse siia pole vaja, mootorisse. Siit läheb siia, siia. Ja siia, jah. Siis ma praegu teengi selle, et kuna puhas vesi tuleks, tuleb siia mootorisse, põmm siit, läheb siia, siis ta läheb, sellest läheb nendesse püstikutesse, aga sellest on see, et siis ta käib siin ringluses, siis ta segab selle ära ka, see on kinni, sinna pole vaja. Jah, niimoodi. Ei tohiks paaki minna midagi. Ei lähe. Aga jah. Tuleb midagi või? Midagi tuleb, teeb puhtaks jah. Praegu kõik 3 tükki puhtaks, aga kaua ma teen seda puhtaks. Tuleb midagi jah. Tuleb. Pritsib ka siit nüüd. Op, šo, bled. Mis sa kurvad pritsima hakkad? Sellel on see safety värk ka, et kui sa peaksid pihta sõitma kuskile, ei olegi või? See peaks olema siin see. Kui sa pihta sõidad, siis ta tuleb siia. Aps. Ei läheb tagasi. See. Siin ka või? Siin ei ole. Siin läks puhta peeti ja Filipe ja Sandra tulevad õhtul pumba valvesse. See saab olema mõnus neile kindlasti väga meeldib see. Selles suhtes, okei. Nüüd tuleb see, vaata vahepeal rääksin, et mingit head asja ei saa. Siis kui siuke sitt ilm on, siis on suht alati on jah see, et nagu need teadjad vennad jäävad siis justkui nagu tööle vaata. Et ainult siis on sul siin farmis pluss, kui on nagu persesilm. Ja siis ei ole ka garanteeritud, et sa justkui nagu tööd saad vaata. Ma arvan, teistel nüüd homme nad kindlasti ei tule, ma võib-olla tulen homme. Et siis on jah see pluss. Eelmine aasta meil seda pumba vallet üldse on supervisor ja manager tegid kahekesi seda. Ma lihtsalt ühe korra tulin kaasa nagu manageriga. Päeval siis ta näitas mulle neid asju. Aga eelmine aasta nad tegid kõik ise. Siuksel ilmal nagu. Praegu on see, et oleneb, kui palju seda vihma nüüd tuleb. Et võib-olla piir palustab nagu põhimõtteliselt kõik pumbad, mis meil on, paneb tööle. Praegu enamus kraabid on kuivad. Nii-öelda seda vihmavett ei ole veel siin nii palju. Aga kui see vihmavesi nüüd, kui see jätkub see, siis on see, muld on juba soaked in, vaata. Mulla siis rohkem vett ei saa, siis ta hakkab kõik sealt vagude vahelt hakkab voolama ja kuhu see voolab sinna pumba ette, siis peab pumbad käima panema. Küsisin üle, et pumbad on umbes täpselt 100 miljon liitrit päevas. Aga siis, kui nad on tutikad, uued, seal see süsteem, mida me tühjendada tahtsime, seal on mõlemad pumbad väga-väga vanad. Ja oligi see, et terve päeva peale kukkus see level nii palju, sest me võtame jõest 160 miljon liitrit, 150-160 miljon liitrit päevas umbes. Ja need pumbad, no ma arvan, et siis on umbes kahe peale kokku on 180, no seal on 2 pumba. Väga-väga kaua läheb aega, et mõlemad pumbad nii, et me nagu järgi jõuaksid sellele tasemele. Aga uued pumbad on jah 100 miljon liitrit päevas. Mul on Filipist ja Andres natuke kahju ka, sest nad peavad pagiga terve ju sõitma. Ma läksin 3 sekundiks välja ja läbi märga. Aga nad jääb lihtne järgi vist.